Kui tulete Türile, siis veenduge ise, kas meie viimase linnapea Ants Viirmanni sõnad on saanud tõeks või mitte. Ta ütles niiviisi, Türi peab saama soovituslinnaks. Ta on meil aeglinn. Rand peab olema välja ehitatud. Kui vaadata järve äärt, siis võib seda jaatada. Linna suubuvad teed peavad saama puiesteedeks. Metsatukad peavad olema parkideks. Inetud plangud tuleb maha võtta, istutada hekid ja teha ilusad eesaiad. Kui te olete veendunud, et see nii on, siis on tema sõnad täide läinud. Tänapäeval on Türil 50 hektarit hooldatavaid park- ja haljasalasid, 7 kilomeetrit puiesteid ja lugematu arv koduaedade pügatud hekke. Siin on looduskaitsealune Lokuta park, siis on Männipark, Türi tehisjärveäärne puhkeala koos kirikupargiga ja kõige tähtsamad ongi seesama koolipark, kus me praegult oleme, ja siis kesklinnas kultuurimaja park. Siin on hästi palju neid nimelisi puid. Et siin meie selja taga näiteks on Konstantin Pätsi nimeline tamm. Ja sellel aastal istutati siia Suisapäise auks, kes laululahingu võitis Elupuu. Ja neil oli siuke laul, et tänav, pink ja puu. Türil on hästi tugev aianduslik seltskond, kes on aastaid koondunud aiandus- ja mesindusseltsi. Siis nemad peavad siin 2 tähtsat üritust. Üks on lillelaat ja teine on sügislaat, mis peetakse ka siinsamas pargis. Tulen metsa paiksele teele, seal kus ööojad veele, langeb tähtede kiir. Eesti presidendi kaunikodu konkurss on selline, kus igast maakonnast valitakse 4 paremat koduaeda. Ja sellel aastal läksin Türil eriti hästi, sest et kogu Järvamaa peale 4 koduaiast 3 kaunimat olid Türi vallast. Türi aiapidajad on kõik hästi lahked, nad hea meelega jagavad oma kogemusi, nõu ja isegi taimi üksteisele. Ja kui te tahate tulla Türi kauneid koduaedu vaatama, siis võtke ühendust Türi muuseumiga. Näen jälle roose, nii tuli punase, kui ees on roosi. Me tegeleme iluaiandusega üle 30 aasta, vähemalt ikka 33 aastat juba. Iluaiandus on hobi meil. Ja ta on nagu meelelahutus ja tahame teistele pakkuda ka vaatamisväärsust. Ja siit, kui me edasi läheme, siis on meil enda kasvatatud taimed on mul kõik siin pandud, on viltleht või öeldakse rahvakeeli on hõbelehta ja salviatega pandud, et punane. Ja siit tulevad siis astilbed. Astilbed on praegu õitsevad, on valge ja punased ja kivirikkudega on siin pandud nad. Siin on veel roosa astilbe. Siin on mätasarjad ja siin poti sees on ka see kirinõges. Siin on mul veel inglitrompetiga ühtemoodi, see on ogaõun ja tema on valge õieline, õied on ülespidi ja on pandud siis salviatega, grupiviisi on. Vahepeal on siis ogaõun jällegi salviad. Ja siin tulevad siis aktiniidiad, on emane ja isane. Neid peab 2 tükki olema, et saada marju. Ja need saavad valmis niimoodi augusti keskelt kuni augusti lõpuni siis. Ja need on väga C-vitamiini rikkad, nii et täitsa tasub neid süüa ja panna sügav külma, ära külmutada on, terve talve saab neid võtta. Ja siin garaaži nurgas on meil sinine elulõng, see on Türi nimeline, kutsutakse Türi siniseks. Kui tahte meile külasse tulla, siis külastage Türi linnamuuseumi, saate sealt juhtnöörid ja oletegi meil. Näen jälle roose, nii tuli punased, mu ees on roosi. Me oleme võitnud mitmeid auhindu. Kõige värskem on käesoleval aastal Järvamaa kaunis kodu 2008 võitja ja sellega seoses esitati meid ka autasustamiseks presidendile. Mingisugust aiandusalast haridust
ega teadmisi meil ei ole, kõik on sündinud töö käigus. Kui on midagi läinud viltu, siis on tehtud uuesti. Igal aastal teeme miski teisiti. Siin on käinud aias mitmeid ekskursioone. Huvi on pakkunud neile just meie avar lihtne õu ja puudest põõsastest võib olla enim leinapaju ja huvi on pakkunud ka äädikapuu, sest äädikapuu on väga külma õrn ja külm teda kahjustab, aga meil on ta siin kenasti kasvanud. Kogu muru hooldus on meie majas minu abikaasa teha ja kõik muu, peendrad ja aiamaa, see on nagu minu rida. Kui te tulete Türile, siis tulge meile alati külla. Võtke Türi muuseumiga ühendust ja alati olete meie aias oodatud. Kui tuli punase mu ees